telefonin. Okei. Lähme trenni, ma ei tea, kas seda klippi on vaja, aga võtame Iirise peale. On see kaamera ei kuku. Guten! Tere! We back again! This time mitte reisvlogiga, vaid tavaline nädalavlog, sest et nagu off-season ja väike off-season training type vlog. Nii et come with us! Kuusaga nüüd tõuke julgevalt välja. Hinge sisse. Seda on nagu 4 osa, mis te teete järjest läbi. Maugli! Jah, nii et ei hoogu ei tule. Väiksed pildikesed. Ühesõnaga Mihkel terve või üle. Mõnus activity. Nii lähedalt või? Lõpuks peale barbecue kasta. Juhtub. Väike hommikupudru. See on mu pre-run. Naaniga peale. Nii. Morning! Jooksupäev. Täna lähme pikemale jooksule. Ilm on soe, aga ei ole nii soe kui tavaliselt 18 kraadi vist oli. Yes, peame hakkama saama. Mõtlesime, et me korra näitame teile oma jooksutussu valikud ka. Meie OG friend Rademar is behind it. Ja pikemaks jooksuks me mõlemad kasutame oma asikseid. Keral on veits puhtamad ilusamad. Ma käin maal mudases jooksmas, aga... Mis see mudal oli? Gel Nimbus või? Jah, Gel Nimbus vist. Et mega hea, soovitan. Ja ilus ka. Yes. Näitan meie jooksu essentialeid ka. This little boy here. Kintsu vahelt hakkab nagu reitselt tõuruma lõpuks. Siis on see, mis aitab selle vastu. Muidugi nokamüts pähe. Mina tegin isegi nokamütsi kraani all märjaks. Loodab, et üle ei kumene. Yes. See you. Pikk jooks tehtud. 14 kilta täna, väga-väga mõnus oli. Siuke hea flow oli sees ja... Yes, tõeline running flow. Ainuke probleem, mis täna oligi kintsu vahe hakkas täiega hõõruma ja isegi kaenlaugud, sest et kuumus on tegelikult mega. Kuigi isegi väike tuulehiil oli, mis oli mega mõnus. Ja nüüd me tähistame seda head jooksu lõppu. Külma joogiga. Ma mäletan, ma olin võtnud väga nagu higilahti, aga ma olin nagu soolane, see soolakiht oli ikka. Good, nüüd saab Jaane rahus pidama hakata, trenn on tehtud. Kõigepealt vette. Tšau!
lõikad need tükkideks ja siis paned sügavkülma ja paned pärast joogi sisse, ma ei tea, kas siis, ma ei tea, mingi mull või alkovaba mull või whatever. ja täna on väike midsummer, mul tuleb Kiara siia, sõbranna Gitta ja poisid, siis mõtlesin võib-olla jääkuubikut tasemel naistele. Sounds fun. Sellised tükid tunduvad toredad. Selline tuli kapist välja. Nii võlu. Dirty ice. Alkoholivaba. Ma olen nii ammu söönud neid. See on nii suve. See oli ka siuke, kui mingid need sünnipäevad või mingi. On kindlasti. Täitsa, mis olema tuleb. Elekter ja pelet või? Oleme jõudnud. Veis jätame küll peale. Well, kätte on jõudnud neljapäev. Kolmapäeval me puhkasime. Oli plaanis küll tegelikult rattasõit, aga off-season on siuke aeg, kus sa võtad puhkuse, kui sa tunned, et sul on vaja puhkust, ehk siis võtsime selle päeva. Täna on kavas jälle Showworks Run. Isiklikult mõtlen, et võib-olla üllatangi arvat mõttega, et võiks lõppu teha väiksed intervallid. Ma ei tea, mingi reistempoga, paar kilti, whatever. Yes, egas midagi. Ootangi Kiarat, kas siis gonna pick me up. Well, oma jooksutusse valikuga olen ma täna suht kahe vahel. Kui muidu üleeile me kasutasime neid asikseid, Gel Nimbus oli vist. Nad on väga head pikama jooksuks, aga mul on ka oma New Balance'id, mis ei näe väga head välja, sest need on valged ja ma jooksen pidevalt kuskil kruusa ja muda sees. Anyway, need on ka head. Ja ma mõtlen, et äkki me peaks täna katsetama neid. Kui me tahame lõpus mingeid lõike teha, siis ma arvan, et see on veits parem kui see mega kõrge ja pehme tallaga asiks. Nii et väga kahe vahel. Tegelikult ei tea väga detailselt, mis kavas on, aga Üllatangi arvat mõttega, et võiks lõppu teha väiksed intervallid. paar kilti soojaks ja siis hakkame tegema vähe kiiremaid distantse. Ma võin hästi kiire, ma sain 3.50 kätte. Said ju küll! Nii, oleme jõudnud tagasi oma jooksult, tegime siis 5 kilti soojendusjooksu, siis 3 korda 800 meetrit. Ja ma võin hästi kiire, ma sain 3.50 kätte. Said ju küll! Aga siis tegime natukene Nordic Girls'e peale, et ikkagi tagareis oleks tugev. Tahaks minna midagi võtta head süüa, päeval peab natuke rohkem sööma, et ikkagi lihased taastuksid. Ja yes, ega muud midagi. After run food, steak turu peal, kodujuust, rohelstoad ja emme tehtud soolakurk. Cheers! Tere hommikust! Täna on reede. Just ärkasin mingi pool tundi tagasi. Häälest on kuulda, aga ma võin teile oma uneskoori näidata. Kell kohe ütleb. Uneskooriks oli 91, päris okei, 8,5 tundi magasin. Täna siis plaanis olgu pidin minema CrossFiti, aga change of plans. Mõtlen, mis lähme teeme ise jõudu ja äkki sõidame rattaga. Aga jah, eks näis. Praegu läheb hommikusööki tegema. Ups. Vanaema need aiamaasikad. Kreeka jogurtit panin ka. Nii, breakfast ready. Mul oli nii magusa soolasisusega, ma tegin väikse kaussi putru. Siin on maasikad, banaan, seemned, kreeka jogurt ja mesi peal. Munavõiku ja minu jääkohv väga armsas tassis. Trennifit seljas. Iirise tehtud, kujundatud särk. Ma ei tea, kas te nägite tegelikult, aga jaa, seega lähme korjame nüüd Iirise peale. Ja. Tere ilusat reedet. Kiara vist juba tegi sissejuhatuse, et tegelikult pidi olema CrossFit
trenn. Aga kui ma näitan teile oma hommikuraportit, siis te ei lubaks mind siia trenni. Näitasin ka enda ilusat numbrit. Sul on ilus number või? 91. Ma olen 1 ja 8,5 tundi. Kus kohas see käis kattid? Tagasi teema juurde, et kui te minu unes kooli näeksite, siis te ei lubaks mind täna siia saali. Nii et... Päris okei. Nii, täna lihtsalt väike kergem jõud ja Kiara räägib võib-olla, mis me siis teeme. Nii, tänane kava. Esimene kangiga välja asted. Teeme strict pull-ups'e. Mina pean kummiga tegema. Negatiiv ka. Jah, pluss negatiivne otsa. Siis on meil strict pressid kangiga. Ja lõpetuseks teeme rinnalt surumist. Yes, let's go! Ma ei tea, mis kava kokku panime. Ma häälitsen nagu see jõumehed juba siin kava ajal. Viimane ring. Seda õudust. Bench press. Üle pika tegelikult teeme nagu kangiga. Ehitasin sellises setup'is ja... Või siis tavaliselt teeme nagu dumbbellidega. Ma arvan, me ei saa seda. Lähme. Ei, sa peab saama. Päris keeruline. Ma ei tea, kuidas me saaksime oma põrpid plahvatuslikuks ja kiiremini maha. Või õigemini me teame, meil on öeldud. Aga me lihtsalt peame harjutama. Trennike tehtud, nüüd koitse minek. Ja oli üllatavalt hea 4 tunni une pealt. Hea trenn, polnud ammu sellist lihtsalt jõudu teinud. Ma tegelikult praegu vaatan seda kvalifikatsiooni, seda nõuet. Tagasi maal, nüüd proper lõuna. Cheers! Tere hommikust, minu laupäevane preki. Missing few pieces. Väikene kodukasvuhoonest basiilik. Ja also mul on seljas mu Atleesia set Rademarist püksid ka. Nii et väga siuke mõnus lounge set, kui keegi otsib omale mingit mõnusat setti, siis aga head isu, bon appetit! Keegi on toidu järjekorras, jess. Äkki ma ütlen seda uuesti juu. Endiselt laupäev, mõtlesin, et ütlen proper hello ka. Olen päev otsa chillinud, lihtsalt võtsin päikest. Mida mu dermatoloogile ei tohi öelda, sest mul on need naharuhud peal, millega ei tohi võtta päikest, aga whatever, feels good. Ma tean, et Kiara võttis kodus päikest. Ma olen endiselt maal, lihtsalt mõtlesin, et teen kerge check-upi. Trenni mõttes täna lähme kas jooksma või ratast sõitma ja pigem õhtupoole, kuna mega palav on päike paistab, siis mõtlesime, et võib-olla hilisõhtul mingi 8 paiku oleks mõnus.
aga one thing, miks ma siia tulin, ma und, sest et ma magasin täna peaaegu 10 tundi. Ma magasin eile 4 tundi, mis on crazy. Nii et nii mu uni. Look at this. 85 punni, kestvus 9 tundi 56 minutit, kvaliteet hea. Ma pole küll unega veel seal Margus Chiara, aga we'll get there. No, see vlog jäi vist teile selle pealt pooleli, et Tiiris ütles, me lähme jooksma, eile oli laupäev, aga me ei läinud, vaid muud tegevused tulid vahele. Seega täna on pühapäev ja me lähme täna jooksma. Aga täna on päris palav, 26-7 kraadi. Me ei tee seda ainult. Seega jah, plaan minna jooksma ja. Selle kuuma ilmaga on alati see, et söögisu nagu kaob ära. Nagu suht raske on süüa, aga igastas snackiks terve banaan, meega. Tegelikult tahaks peanut butterit, aga mul ei ole. Ja natuke naljakas siin filmide pererahvas tuli koju ja hakkas mulle naerma. Et räägin oma ette köögis. Seega. Ja ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Banaan. Ja mett. Üritab siia peale panna, see ei ole väga vedel. Juhuu, pre-workout. Ja natuke kaneeliga peale. Beautiful. Tere ilusat pühapäevaga minu poolt, see näeb pre-workoutiga, milleks on stage. Aga nagu Chiara ütles, siis ära vaata mind nii! Nagu Chiara ütles, siis lähme jooksma. Minu tänane tossuvalik on endiselt asiks, kuna plaanis on pikem jooks. Ma kahtlen, et me täna intervalli teeme. Pigem vist niisama. We'll see. Still off season. Ja egas midagi, ma ei tea. Tossi jalga ja minek. Kus siin oli? Maratoni viimane kilomeeter. Seda ei saa sisse panna nüüd. Väikene paus maratoni vahele. Kummikommid. 10 joostud. Nagu see mingi challenge oleks. Tagasi oma jooksult jooksime 15 kilta. Wow. 15 siia pühapäeva lõpetuseks. Meil olid kaasas poisid. Jalgrattaga. Päris hea oli niimoodi, täpselt live podcast. Ja vahelduseks väga mõnus. Ja vihma hakkas mingi aeg tiibutamast, algul ikkagi oli päris umbre, nagu õhku üldse ei liikunud. Yes. Aga lõpuks oli tore. Mina on siin nii palju rahvast ümber. That's it. Näeme siis teiega ilmselt uuel nädalal. Meil on palju uut ja huvitavat ja nagu teadagi hakkab siis ka prep ja... Mida veel? Loodame, et vaatate videot. Loodame, et meil läheb vähemalt üks saab. Hommikul kohvi kõrvale, ma ei tea. Me ei oska lõpetada. Ei oska, jah. Okei. Teeme lihtsalt katid. Lähete.